meie närvisüsteem hakkab välja kujunema juba väga varajases eas, juba siis, kui me sünnime. Ja kõik need mustrid ja uskumused, mida me kuuleme oma vanemaid lausumas, raha ei kasva puu otsas, sa pead kannatama selleks, et üldse midagi saada, kõik asjad võiksid tasuta olla ja kõik kogu aeg koorivad ja keegi mind ei aita ja ma pean kogu aeg kannatama ja bla 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 bla. Ja siis need koodid saavad istutatud nii-öelda kehasse. Need saavad istutatud kehasse ja sa kasvad täiskasvanuks ja siis sa hakkad nende koodid järgi elama, elu nägema, läbi nende prillide hakkad sa elu nägema. Ja sellest saab siis nii-öelda sinu identiteet, maailmavaade, arusaam elust ja iseenda. Aga tihtilugu sellistes piiravates programmides elu ei voola, energia minu sees lihtsalt ei voola. Ma armastan vaadata, mis toimub sinu alateaduses, kus sa oled mingi mustriuskumuse üles korjanud, miks sa oled selle omaks teinud ja kellele see tegelikult kuulub ja kuidas seda saaksid nii-öelda ümber muunduda, ümber programmeerida, ümber kirjutada. Ja ma näen väga palju, kuidas meil on inimestele igasuguseid programme, mis meil siin kehas jooksevad. Ja eile tuli mulle postituse alla selline kommentaar, et mitte midagi ei saa ka tasuta olla. Ja kuidas siis sellist programmi oma kehas muuta, kus sa kogu aeg mõtled, et sa tahad absoluutselt kõike tasuta saada. Ja kui sa ei saa tasuta, siis sa saad selle peale pahaseks, sa saad selle peale kurjaks ja sa lähed veel rohkem ohvrisse, pane tähele, sa lähed veel rohkem ohvrisse. Ja mul on väga hea meel, et minu lehe peal ei ole enam mitte midagi tasuta, sest ma märkasin tihti seda asja, et kui ma tegin asju tasuta, ma andsin ära tasuta, siis inimesed ei väärtustanud seda, sellepärast, et inimesed ei väärtusta iseennast, nad ei taha panustada. Ja kui sa ei taha panustada kellegi teenusesse, siis see näitab seda, et sa ei taha panustada tegelikult iseendasse närise kood läbi. Kuidas siis hakata iseennast väärtustama? Esiteks, punkt number 1 on see, et kui sa ka lähed poodi, sa ei lähe ju, ma ei tea, Selverisse, et ma tahan seda saia, andke tasuta. Miks see ei ole tasuta? Ei, sa panustad, et saada midagi enda. Siis sa annad 1 euro ja sa saad vastu endale saia. Sa saad endale, sa saad selle saia endale, sa saad selle enda kasutusse, sa saad siit võtta sellest nukšina, sa saad süüa, sa saad seda head maitset tunda, sa saad täiskogu tunda, sul on mitu tundi hea olla. Kuidas siis tulla sellest programmist välja, et ma tahan kõike tasuta ja kõik inimesed röövivad minult midagi ja koorivad minult midagi. Punkt number 1 on annad endale, sa kogu aeg annad endale ja mis tahes kanaldust sa siin minu level kuulad, sa annad selle endale, sa annad selle teadmise endale, ankurdad kehasse, rakendad kehasse, muudad selle tulemusena enda mõtlemist, vaatenurka, enda alateaduses olevaid vigaseid programme ja uuendab need ära, sa saad nii palju sellest endale. Minul olid, kui ma enesearengu teel alustasin, mul olid väga kehvad, jõhkrad, ennast hävitavad programmid. Ma ei osanud anda ise endale. Ja tänu oma shitadele programmidele pidin ma minema arengusse, sest ma sain aru, et ma ei saa nii jätkata edasi, ma ei saa nii elada edasi, ma pean kogu olemasoleva süsteemi eneses ära muutma, kaasa arvatud uskumused seoses rahaga, kaasa arvatud uskumused seoses enda väärtustamisega. Mulle meeldib vaadata ka, miks inimesed just nii mõtlevad, miks nad mõtlevad ja kuidas see mõtlemine, et näiteks ma tahan kõike tasuta saada, kuidas see mõjutab nende elu ja mis saatus tuleb sellele järgnevalt, kui nad kogu aeg elavad selle ühe repliigi järgi. Üks viis, kuidas mina oma rahamustrite juurkoodja muutsin, oli see, et ma sain aru, et mina olengi see. Ei ole eraldiseisvat väljaspool minust mitte midagi. Kogu see kogemus, mida ma füüsilises reaalsuses kogen, olen mina. Ja punkt number 2, mida ma ära muutsin, oli see, et ma lõpetasin asjade tagaajamise. Ma lõpetasin hädaldamise. Ja ma sain aru, kuidas ma pean ise enda energiat muutma selliseks, et asjad ise tahavad mulle tulla, et asjad ise tahavad mulle sülle kukkuda. Ja 3. asi, hästi oluline on see, mis ma ära muutsin seoses raha ja külluse koodidega, on see üks pisikene nipp, isegi kui sa selle ühe nipi ära muudad, on see, et kui sa lähed ka näiteks kuskile shoppingule, aga sa lähed, ma ei tea, ostma uut autot või sa lähed ostma piima poest, siis iga jumala kord, kui sa lähed poodi, enne kui sa maksad, enne kui sa ostad midagi, tuleta endale meelde, et sa annad selle endale, sa annad kogu aeg endale.
ma andsin endale uue auto. Mul on väga hea olla, ma andsin endale saia, mul on kõik täis, ma andsin endale piima, mul on nii mõnus olla, ma ostsin endale šokolaadi. Kogu aeg annad endale, kogu aeg valad endale, kastad ennast, unusta ära teised, teisi ei ole, teisi ei eksisteeri, sa kastad ennast, sa annad kogu aeg endale. Siin lehel ma ei jaga väga palju seda rahakoodide muutmise juurpõhjuse videot, sest see ei ole väga minu spetsiifika. Aga kui sa tahad teada, mis videost on juttu ja sa tahad hakata nägema, kus sa seisad endal tee peal ees, siis see teema on minu jaoks ka tegelikult nii põnev, aga ma lihtsalt ei ole sellele nii palju rõhku pannud. Kui sa tahad teada, mis videost ma räägin, et muuta enda külluse koodid. Täpselt nii, nagu mina seda tegin.